Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan tutvustada teile sellist põnevat programmi ja rakendust nagu Makers Empire 3D. Ehk siis sellega saab modelleerida erinevaid 3D asju, selliseid ruumilisi kujundeid. Alustame sellest, et kõigepealt loome endale ühe avatari. Avatar on siis selline väljamõeldud tegelane, kes meie asemel siin programmis toimetab. Ja selle jaoks, minul on siin küll juba midagi tehtud, aga selle jaoks ma klõpsan seal keskel selle märgi peal. Ja nüüd ma saan siis valida endale siin erinevaid juuksetüüpe ja mütse ja kas ma olen habemega või mismoodi on, missugused on mu silmad või on mul tiivad või midagi muud põnevat. Ühesõnaga sellised, kui ei sobi, siis võtan siit tagasi. Ja värvi saan samamoodi siit valida. Nii, siis need asjad, mis on lukus, neid ei saa kahjuks tasuta versioonis kasutada. Ehk siis kasutage kõike seda muud, mis siin on. Kui on valmis, lähen siit noolega tagasi. Nüüd on siin see minu selline nagu töölaud, kus on minu kasutaja nimi ja minu tegelane. Ja lisaks sellele saan ma siit siis vaadata, mis töid ma olen juba teinud selle alt. Nii, ja nüüd läheme siit tagasi ja täna me tutvume siit paari võimalusega, sest tegelikult on siin neid asju, mida teha päris palju. Aga kõige esimene asi, mida meie täna vaatame, on see, et kui me proovime arhitektina tööd teha, siis meil oleks vaja kujundada selline oma hoone või oma linn või oma selline mänguväljak ja kasutame selleks blokkeri osa. Ja see blokkeris on siis erinevad klotsid, erinevad osad, mida ma saan siis ühendada omavahel sellisteks, nagu päris arhitektid teevad, nagu kas siis selliseks mänguväljakuks või siis selliseks väikseks linnaosaks. Ma saan siit valida erinevaid värve, ma saan siit valida erineva suurusega klotse näiteks. Ja nüüd, kui ma siin hoian ja seda liigutan, siis ma saan siia erinevaid asju panna. Ma võin jälle värvisid muuta ja lisada siia niimoodi, teha sellise täitsa enda näoga selle asja. No siis jällegi ma hoian tast kinni, siis ma lohistan, siis ma saan teda viia. Siit noolest saan ma siis muuta tema asukohta ja tema suurust. Nüüd, kui ma tahan tegelikult näha, et kuidas mul need asjad siin omavahel paigutuvad, siis ma võtan selle tühja koha peale ja hoian hiirega siit kinni ja nüüd natukene liigutan. Ja siis ma näen, missugune see minu kujundatud linnaosa või maja on. Nii. Ja kui midagi läks valesti, siis on võimalik siit noolega tagasi võtta. Nüüd, kui on valmis, lähen siit vasakult noolega tagasi, ma saan panna oma tööle nime. Ja siis, kui ma tahan lisada siia ka kirjelduse ja ongi valmis. Ja kui ma hiljem tahan teda muuta, siis siit saan ma teda ka muuta. Lähen nüüd noolega tagasi. Siin on kõik minu tööd, lähen veel tagasi ja nüüd siis valime teise vahendi, millega täna tutvume. Ja see on siis selline nagu shaper. Ja sellega saab siis kujundada igasuguseid põnevaid asju, kasutades neid erinevaid geomeetrilisi, ruumilisi kujundeid. Valik on päris suur ja meie nüüd proovime täna luua siis emale sellise nagu aumärgi või siis kellelegi teisele, kellele te tahate seda luua ja saate kasutada siis ära siit kõiki neid põnevaid asju, mis siin on. Jällegi saab muuta värvi, saab lisada siia teksti, näiteks panna siia ema ja siis saab teda kinni hoides siit liigutada ja suuremaks, väiksemaks pöörata, nii nagu parasjagu just vaja on või siis siit natukene niimoodi venitada. Ja jällegi panna ta niimoodi endale sobiva koha peale. Jällegi selleks, et saada aru, et kas need tükid omavahel ka kokku lähevad ja kas see tuleb selline üks asi, siis oleks hea seda vahepeal keerata ja siis saab natukene paremini aru, kus midagi asub. Sest muidu võib olla keeruline sellest arusaamine. Ja niimoodi saab siin siis sättida, nii et tuleks täpselt selline, nagu teie ise tahate. Ja kui on valmis, sama lugu, jälle lähen siit noolega tagasi ja lisan sellele nime. Ja siin on, kuna neid võimalusi on siin tõesti hästi palju, siis kui on tehtud need tööd, mis on tunnis ette nähtud, siis tegelikult julgustan teid kõiki katsetama siin veel muid põnevaid asju ka. Toredat katsetamist kõigile!